Tere taas, mina olen Taavi Altpuu Moliveri meediast. Tänases Turundusjuht 2.0 podcastis räägime kahel teemal. Esiteks Google Analytics, mis see on ja miks turundajad peaksid rohkem aega ja ressursse kasutama selleks, et sellest Google Analyticsist aru saada. Teiseks räägime LinkedInis tehtavast isikuturundusest. Miks isikuturundus ei ole ainult ettevõtjatele või ettevõtte juhtidele, vaid ka ettevõtte töötajatele vajalik ning kuidas see aitab siis ettevõtte põhieesmärke täita. Aga esimese teema juurde minnes Google Analytics, räägime sellest, mis see täpsemalt on. Google Analytics on siis analüütiline tarkvara, mis aitab sul paremini aru saada sellest, kust sinu veebilehe külastajad tulevad, kes sinu veebilehe külastajad on, mida nad sinu veebilehel teevad, milliseid tegevusi nad seal teevad ning kuidas nende tegevuste teostamine väljendub siis rahalises väärtuses. Ehk teisisõnu, Google Analytics aitab paremini aru saada sinu külastajatest. Nüüd, võttes seda arvesse, et sa saad teada, mida külastajad sinu veebilehel teevad, kuidas nad käituvad, millised on nende käitumismustrid, siis minu jaoks on seda lihtne näidistada sellega, et sul on X eurot, mis sa investeerid digiturundustegevustesse selleks, et sa saaksid Y eurot. Nüüd, mis selle vahel täpsemalt toimub, selle jaoks ongi Google Analytics, et sellest aru saada. Ehk kui sa teed oma X eurot investeeringu ja sa näed seal mingid teatud käitumismustreid, mis aitavad kiiremini jõuda selle Y euroni, siis minule kui turundajale on see no-brainer, et ma tegelen selle produktiivsema turunduskanaliga näiteks, mis aitab mul kiiremini siis jõuda müügi eesmärgini. Või mõni konkreetsem kanal, mille kaudu me aitame siis tuua engageitud ehk siis kaasahaaravaid selliseid külastajad. Näeme mustrit ära, et need inimesed, kes näiteks on podcasti kuulanud varasemalt, on mõnda meie videot vaadanud Facebookis, seekaudu tulnud veebilehele, lugenud mõne juhendi ära ja seekaudu siis hilisemas faasis kontaktipäringu meile esitanud, et kui ma näen selle käitumismustri ära, siis ma hakkangi nendele kanalitele rohkem rõhuma ja võib-olla selle ülejäänud mulli ma viskan nagu täiesti välja, ehk siis näiteks mingi Instagrami story'de tegemine või nii edasi, ehk siis sa saad teha kaalutletumaid turundusotsuseid. Teise näitena sa saad oma konversioonimäärasid paremaks muuta, ehk siis kui sa näed ära, et sinu esileht ei vii inimesi edasi järgmisesse faasi, kuhu sa soovid, et inimene läheks, näiteks About Us sektsiooni või About Us lehele, et inimene õpiks rohkem sinu protsessi kohta, mida sa täpsemalt teed, kuidas sa teed, millised on sinu väärtused ja nii edasi. Kui see on nagu sinu eesmärk, et ta sinna lehele läheks, aga keegi ei lähe sinna, siis järelikult on probleem. Järelikult esileht ei ole kas õigesti üles ehitatud või need call to action nupud ei ole õigesti paigutatud õigesse positsiooni selleks, et inimene üldse klikkida saaks sinna. Ehk siis see annab sulle selliseid võimalusi siis kliendist nagu aru saada ja sellest kliendi teekonnast ka. Või siis kolmandas faasis, kui sul ongi reaalselt mõned tooted, mida sa müüd oma e-poes näiteks, siis sa näed ära, kui palju inimesi mingid kindlaid tooteid otsivad, ehk siis sa saad site search'iga saad seal parema ülevaate märksõnade kohta, mida inimesed otsivad, mida siis see otsimootor soovitab ning kuidas see siis on mõjutanud nagu ostuotsuseid. Ehk siis sa saad ette planeerida ka enda nii-öelda laoseisu tuleviku mõistes võib-olla või hakata rohkem sellise tootearendusega tegelemas, sa näed, et inimesed otsivad ühte kindlat toodet, mida sul võib-olla veel ei ole e-poes, siis sa saad mõelda selle peale, et kas siis toodad selle ise valmis või siis, ma ei tea, edasimüüjana sa ostad selle toote endale sisse, eks ole. Ehk siis Google Analytics aitabki paremini aru saada sellest, mis su veebilehel toimub, kuidas inimesed käituvad, mida nad seal teevad ja kuidas see reaalselt nagu rahaliselt väljendub siis hiljem sinu panganumbril praktiliselt. Ehk seda on nagu tore näha, et üha rohkem saadakse aru, et Google Analytics peab olema veebilehel küljes, aga probleemiks on see, et paljud turundajad, paljud ettevõtjad ei tea täpselt, mis see Google Analytics on. Jah, teatakse, et seal näeb ära kanali kaudu, kui palju liiklust veebilehele tuleb, aga seda järgnevat analüüsi sinna taha nagu ei rakendu, ehk siis ei saada täpsemalt aru näiteks, millised kanalid kõige rohkem müüki genereerivad, milliste kanalite kaudu me kõige rohkem kontaktipäringuid saame ja nii edasi, ehk siis selline analüüs on nagu puudu. Ja seda tihti seetõttu, et puudub nagu teadlikkus selle kohta.
ja rääkides turundajatega ja turundusjuhtidega sel teemal, siis lihtsalt ei ole olnud aega sellega tegelemiseks, ei ole olnud võimalus selle õppimiseks või siis lihtsalt välispartner ei ole piisavalt selgitanud seda. Nüüd, kui meie näiteks igapäevaselt selle Google Analyticsiga tegeleme, siis meie põhieesmärk on see, et kui meie klient teab, mis Google Analyticsis on võimalik välja võtta ja kuidas seda lugu, siis mida inimene veebilehel teeb, et seda lugu oleks siis võimalik ka kliendil selgeks saada ja vaadata lähemalt, mis see lugu on, siis meie jaoks on see win-win situatsioon, mis annab meile sellise stardilävendi selle jaoks, et kui meie saame aru, mida inimesed teevad kliendi veebilehel ja klient saab aru, mida tema veebilehel tehakse, siis selle sümbioosis me saame parema ülevaate, parema brainstormingu, koosoleku teha, mõelda neid protsesse paremini läbi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk meie oleme alati kaasanud inimesed, kliendid siis igapäevaselt siis sellisesse tegevusse, kus me analüüsime, vaatame, proovime aru saada rohkem kliendi tegevustest, sellest, mida reaalselt kliendid veebilehel teevad ja siis kasutades seda informatsiooni me proovime siis optimeerida enda tegevusi. Et see Google Analytics on väga selline tugev tööriist, mida võiks rohkem kasutada, kus kliendina, kui teil on välispartner, siis kliendina mina küsiksin välispartneri käest, et mis see Google Analytics täpsemalt on, mida seal teha on võimalik, mis teie olete seal praegu teinud ja nii edasi, prooviks sellest rohkem aru saada, sest see avab nii palju erinevaid uksi, millest sa võib-olla esialgu ei teadnud, et sul on võimalik neid asju analüüsida. Et ühise koostöö käigus on sealt hästi palju infot võimalik välja võtta ja teha selliseid kaalutletud otsuseid. Et soovitan reaalselt turundusjuhtidel rohkem aega panustada Google Analyticsisse ja sellest arusaamisele. Sest kui mõelda tuleviku perspektiivi peale ka, siis ainus koht, kus sa tegelikult kõikide oma digiturundustegevuste osas saad mingi ülevaate, ongi Google Analyticsi kaudu. Ja kui sul see ülevaade puudub, siis sa ei saa ka teha oma tulevikuprognoose, tuleviku eelarveid digiturundusele, sa ei saa mõõta selle tulemuslikkust ja nii edasi, et kui sa Google Analyticsit ei kasuta, siis praktiliselt ongi olukord, kus sa lihtsalt investeerid raha siis digiturundustegevustesse, aga see on praktiliselt must auk, sa kunagi ei tea, kui palju sealt tagasi tuleb, sa lihtsalt loobid sinna raha sisse ja loodad, et sealt tuleb midagi tagasi. Aga saades rohkem aru Google Analyticsis seda datat analüüsides ja vaadates saad sa teha optimeerimisotsuseid, mis annab sulle ka parema väljundi siis hilisemas faasis, kus sa saad aru, kui palju on reaalselt võimalik siis ROI mõistes sealt tagasi saada. Ehk lõpetuseks soovitan Google Analyticsit rohkem vaadata, sellega tutvuda, selle kohta kas või koolitused võtta, soovitan CXL-i koolitust selle kohta. Seal on välja toodud nii GA3 kui ka GA4 koolitused. Soovitan kõik läbi võtta, läbi käia ja saate parema ülevaate siis kõikidest Google Analyticsiga seonduvatest teemadest. Nüüd LinkedIni turundus. LinkedIni poole pealt, mis viimasel ajal mul on tekkinud selline mõte isikuturunduse osas on see, et ma näen hästi palju ettevõtjaid, kes on viimasel ajal hakanud ka sellist isikubrändi, isikuturundust siis LinkedInis tegema, mis on väga tore, väga lahe, julgustan kõiki seda tegema, aga nüüd, kus me oleme jõudnud sinna faasi, kus esimene samm on tehtud, siis tuleb mõelda ka selle teise sammu peale ja siinkohal ma tooksin välja selle, et ettevõtted töötajad, kes on kaasatud isikubrändi või isikuturundusse LinkedInis, neil on mega suur eelis tuleviku mõistes. Mitte ainult siis indiviidi tasandil, vaid ka ettevõtte tasandil. Ehk kui sul on 100 liikmeline ettevõte, eks ole, kellest 50%, 50 inimest on LinkedInis, teevad oma isikuturundust, siis see avab meeletu sellise laeka, kus on orgaaniline reach on lihtsalt to the roof. Teiseks see engagement, mis sealt tuleb, see autentsus, mis see kogu brändile annab, kogu siis ettevõttele kui ka siis sellele isikule, see on lihtsalt meeletu, et
vähesed ettevõtted Eestis, kes on seda reaalselt rakendanud nagu süstemaatiliselt, nii et neil ongi konkreetsed süsteemid paigas ja koolitused paigas, et inimesi rohkem haarata, anda neile see nii-öelda motivatsioon, et teha seda isikuturundust enda nime alt ja postitada ja tekitada seda arvamusliidri nii-öelda positsiooni, et neid ettevõtteid on vähe, aga need ettevõtted, kes täna selle peale mõtlevad ja kes seda reaalselt rakendavad, nad on ka tulevikus väga tugeval positsioonil, kus nad saavad siis oma ärilisi tegevusi skaleerida kas siis koduturul või eksportturgudel. Ehk soovitan turundusjuhina mõelda sellele, kuidas LinkedIn enda kasuks tööle panna orgaaniliselt, et siis hilisemas faasis seda LinkedIni lehe all edasi teha. Et kui me muidu mõtleme isikuturundusele, siis me mõtleme, et seal on kuulsused, poliitikud, eks ole, et nemad tegelevad sellega, mingid näitlejad ja muusikud, eks ole, et nüüd ettevõtjad on ka sinna läinud, aga tegelikult kõige suurem selline impact ettevõtjatel või ettevõtetel on see, kui ettevõtte töötajad ka reaalselt isikuturundust teeksid ja sellesse panustaksid. Sest see tekitab sellist suuremat kuvandit, see tekitab suuremat brand affinity't või siis brändi kiindumust, et kus ongi reaalselt 3-4 sellist põhilist inimest, kes kogu aeg on pildis, neid tuntakse, näiteks minu näo järgi öeldakse kohe Oliveri meediast, eks ole, et see tekitabki sellist brändi tuntust laiema haardeliselt siis inimeste kontaktivõrgustikus, kui ka siis sellist kiindumust, et kui ongi mõned inimesed, kes jälgivadki ühe kindla autoriteedi selliseid tegemisi ja väljaütlemisi, siis see samamoodi peegeldub ka sellele ettevõttele või brändile, millega ta seotud on. Et nii lihtsalt on ja soovitan seda rohkem, seda strateegiat juba vaikselt kirja panema hakata ja vaikselt katsetama. Nüüd, mis selle isikuturunduse poole pealt nagu LinkedInis loeb, üleüldse isikuturunduse puhul on alati see võrgustik, ehk siis see fännibaas ja see autentsus on see, mis loeb. Et seda on raske kuidagi duplikeerida, seda on raske kuidagi automatiseeritud meilidega saavutada, seda on raske Facebooki tasuliste reklaamidega saavutada, seda on raske lihtsalt mingi brändi videoga saavutada. See autentsus, mis isikute kaudu, ettevõtte töötajate kaudu tuleb, sellel on meeletu väärtus. Ja need inimesed, kes seal kontaktivõrgustikus on, nad jäävad selle brändiga siis pikalt samastuma või suhestuma. Nüüd üks selline huvitav mõte, mis mul olnud on töötajate osas, on ka see, et üha rohkem, räägin praegu globaalsest sellisest LinkedIni maailmast, siis kui me vaatame näiteks Eestit näiteks korra vaatame, et Eestis on viimasel ajal tulnud hästi palju selliseid valgekraesid, ehk siis ongi kontoriinimesed, kes tulevad ja teevad näiteks B2B müüki ja siis nad on kogu aeg siin LinkedInis nähtaval, eks ole. Nüüd välismaal on hästi populaarne see, et nüüd tulevad ka sinikraed, ehk siis need nii-öelda musta töö tegijad, eks ole, kes on oskustöölised ja nad tulevad LinkedIni, nad postitavad enda sisupostitusi, nad saavad siin meeletu sellise follower base'i, mis lõpuks muutubki selliseks võrgustikuks, fännibaasiks, mille arvelt on neil tulevikus hiljem väga lihtne endale uut töökohta leida, neil on väga lihtne küsida kõrgemat palka. Näiteks, kui sa oled mis ma näitena võtan? Ütleme, et sa oled näiteks ekskavaatorijuht, kes postitab videoid siis endal LinkedIni. Nüüd, sa ei ole ainus ekskavaatorijuht, neid ekskavaatorijuht on kümneid tuhandeid, kui mitte 100 000 LinkedInis, eks ole. Ehk siis sul on mingisugune jälgijaskond juba seal olemas. Nüüd, kui sa paned sinna mingi konkreetse tehnika pildi või video, siis inimesed laigivad, eks ole, samastutakse, suhestutakse. Keegi küsib selle tehnika kohta mingit lisainformatsiooni, sa saad vastata. Tekib jälle selline suurem samastumine, eks ole. Icebreaker on juba tehtud. Nüüd, kui sa hakkad sinna videosid panema selle kohta, kuidas mingit, kobestamistehnikat kasutada näiteks, siis sealt jälle tekib uus diskussioon, inimesed räägivad, spetsialistid omavahel suhtlevad, räägivad. Nüüd, kui sul see võrgustik sinna taha tekib, siis
töötajana on sul väga suur eelis läbirääkimisi pidada ettevõtetega, kes hindavad neid inimesi, kes nende juures tööl on ning kes reaalselt tahavad globaalsele turule näiteks enda tooteid müüa. Ehk siis tekivad nii-öelda ettevõtte sisesed influencerid, keda siis reaalselt kas palgatakse või siis neile pakutaksegi sellist osalust ettevõttes. Ja see on nagu selline trend, mis ma arvan, et järgnevate aastate jooksul hakkab ka Eestis rohkem kanda kinnitama. Ehk oma ala spetsialistid hakkavad siis ettevõtete globaalset ekspordi osas siis väga suurt rolli mängima. Et näitena, kui sa oled mingi B2B SaaS müügimees, sul on väga korralik kontaktivõrgustik olemas, näiteks sa oled varasemalt ka turundustööd teinud ja sinu kogu töö on turundusega seonduvalt olnud, sul on 20 000 inimest võrgustikus, su engagement on kogu aeg laes, sa ise postitad järjepidevalt sinna postitusi ja ühel hetkel tuleb sulle ukse taha koputama näiteks, ma ei tea, Pipedrive, siis Pipedrive võtabki su tööle kui müügimehe, aga sa oled müügimees, kes teeb siis LinkedInis oma tööd, ehk siis postitab järjepidevalt müügiga seonduvaid materjale, kaasates sinna siis näiteks Pipedrive'i, räägib rohkem Pipedrive'ist, tekitab sellist nii-öelda teadlikkust selle kohta, eks ole, Pipedrive tänaseks päevaks on selline halb näide, sest seda teab iga müügimees, aga põhimõte on selles, et üha rohkem selliseid ettevõtteid hakkavad võtma siis olemasoleva fännibaasiga, jälgijaskonnaga inimesi enda meeskonda, kelle kaudu siis hakatakse oma toodet siis inimestele näitama, hakatakse inimesi harima selle toote kohta, hakatakse neid funktsionaalsusi selle inimese kohta siis tutvustama ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk see vahetu kontakt oma ideaalklientidega on see väärtus, mida need spetsialistid hakkavad siis sellistele ettevõtetele tooma. Ma arvan, et ei ole väga kaugel see hetk, kus mõni LinkedIni isikubrändi omanik siis reaalselt on varsti ka mõne ettevõtte, kas siis vähemus või suurem omanik ja hakkab seda turgu siis ekspordi mõistes Eesti ettevõtetele ka rohkem lahti kündma. Nii et selles suhtes väga selline huvitav valdkond selle isikubrändi osas ja soovitan mõelda nii ettevõtte tasandil kui ka siis võib-olla isikulisel tasandil, et võib-olla peaks ise ka isikubrändiga rohkem tegelema hakkama ja sinna investeerima. Aga kui mõelda selle peale, kuidas ettevõtetes rohkem tekitada sellist isikubrändi kultuuri, siis see on puhtalt selle ettevõtte juhi enda teha. Ehk kogu selline kultuuri sisse juurutamine hakkab ettevõtja oma isikubrändist. Kui tema seda teeb, kui tema on selles edukas, kui tema on nii-öelda blueprinti valmis kirjutanud selles osas, siis tulevad ka töötajad taha. Ehk siis ei ole mõistlik panna seda koormat inimesele, kes on lihtsalt spetsialist, et öelda talle, et nii, nüüd sina pead tegema hakkama ja sina teed. Ja tegevjuht ja juhtkond ise hoiavad nagu kõrvale sellest, et see nagu ei toimi. Et siis peab ikkagi ettevõtte juhtkond peab asjaga ikkagi seotud olema. Nemad on selle ettevõtte nägu ja nemad panevad selle tonaalsuse, et jah, me tegeleme isikubrändiga, me investeerime siia aega ja ressursse ja me soovime, et meie töötajad teeksid sama. Et selle ettevõtte sisese isikubrändi kultuuri juurutamine algab just ettevõtte juhtidest. Nii et siin turundusjuhina on nagu asju, mida tuleb nagu läbi mõelda ja asju, mida on raske juurutada, aga mitte midagi ei ole saavutamatu. Et oleneb sellest, kuidas asju presenteerida, oleneb sellest, kuidas siis ettevõtte üldine turundusstrateegia on positsioneeritud ja selle alusel saab siis edasisi otsuseid teha, aga see on teema, mida ma soovitan vaadata, kaaluda ja natuke juhtkonnaga täpsemalt arutada, et millised võimalused on teie ettevõttes LinkedInis isikuturunduse tegemiseks. Aga selline sai tänane Turundusjuht 2.0 podcast, loodan, et oled meiega järgmisel korral. Tšau!